Meie oleme bänd Desideerium. Mina olen Keito Jermolov, bändi solist. Mina olen Oliver Lõbus, bändi trummar. Mina olen Laur-Erik Laine, bändi bassist. Mina olen Kaugistun Mäemes, mina olen elektrikitarr. Tere, mina olen Kaarel ja mina mängin klahve. Tere, mina olen Noora ja ma olen vokalist kui ka akustiline kitarr. Tere, mina olen Elisa ja ma olen vokalist. Tere, mina olen Frida ja ma olen ka vokalist. Tere, mina olen Marella ja mina olen samuti vokalist. Tere, ma olen Kristin ja ma mängin bassi. Aga rääkige meile, kuidas ja millal teie bänd siis sündis? No, meie bänd algas revüüga alguses. Esimesed proovid olid sügisel. Alguses meie bändi koosseis oli natuke teistsugune, aga mida aeg edasi, seda rohkem inimesi pakkusi ja näitasid huvi üles. Ja sellepärast tekkis meie bändi rohkem vokaliste ja ka teine bassimängija. Aga millist stiilimuusikat teie bänd siis mängib? No selles suhtes, et meie bänd mängib väga palju erinevat muusikat, alates hard rockist ja pop-pungist kuni rahulike ballaadideni. Nii et meie showdel saab ikka väga palju erinevat muusikat kuulda ja kõigile midagi. Mis on siiani olnud teie lemmikkontsert, kus te olete ise olnud bänd siis? Ma arvan, et kõige elamuste rikkam oli ikkagi revüü esimene etendus. See oli, me olime väga palju harjutanud selleks ja siis sai lõpuks näha, kuidas esimest korda meie pingutused siis tõid välja neid vilju siis. Aga miks te otsustasite osaleda noortebändi festivalil? Kuna me soovime minna merepäevadele ja anda publikule edasi seda energiat ja emotsiooni, mida me andsime ka publikule revüüetendusel. Aga mis on teie kõige suurimad unistused seoses selle bändiga? Meie bändil on üks originaallugu nimega Sotid selgeks, mis on väga head tagasisidet saanud ja me sooviks seda salvestada. Muidugi oleks tore ka võib-olla mõned auhinnad saada. Publiku lemmik oleks okei, aga me tahame peamiselt originaallugu salvestada, sest et see on väga head tagasisidet saanud ja inimesed väga tahavad seda. Aga miks siis peaksid noored rohkem tegema muusikaga või bändiga? No ma ütleks selle peale seda, et muusika on nagu viis näitamaks oma nagu iseloomu või oma tundeid ja siis jagamaks seda teiste inimestega. Ma saan aru, see võib kõlada natuke klišeelt, aga mingis mõttes see nii on. Ja mina ütleksingi, et rohkem noori võiks siis nagu tegeleda kunstiga üleüldse, sest et kunst on see, mis jääb ja liidab, nagu meil siin trummar just ütles. Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.